aga mullu juhtus, kui Flora kõik 4 mängu võitis ning seeläbi siis Kalju vastu säärase ülekaalu saavutas, mida see duell omavahel kunagi varem tunnistanud ei ole. Vaid siis vahetusründajana on seal peatreener Jürgen Hennil võtta Aleksander Šapovalov. Mängivad vastu päikest, teisel saavad siis, teisel sunnitakse Flora seda mängima. Ja sööt kaitseliini taha ning seal on Rauno Alliku minemas ja Alliku vastase karistusalas ja Rauno Alliku värava ees ja Oll on raamis ja väravas ja Flora on viigistanud ja Danil Kuraksini esimene palli puude pärast väljakule tulemist ja Ojamaal on nüüd seal väravas kõvem saagimine Paabitševiga, kes ei taha anda palli tagasi Florale, et palli saaks mängu panna. Kohtunik Martti Pukk tuleb seal olukorda ning seal tulevad kollased kaardid nüüd Ojamaale ja tuleb ka Paabitševile kollane kaart mõlemale selle kähmluse eest 17. minutil, aga Danil Kuraksin on mänguseisu viigistanud ning tema esimene pallipuude minut tagasi ta väljakule tuli, hiilgav vahetus praegu Jürgen Hennilt ning sööt kaitseliini taha Rauno Allikule Konstantin Vassiljevilt oli see, mis andis Florale võimaluse. Flora sealt oma mängu üles on võtmas. Ja tuleb Milleri, oi ja millise värava lööb Danil Kuraksin! Jookseb üksinda Kalju meeskonnast läbi ning lööb selle värava 78. minutil. Superrünnak selles olukorras FC Floralt ning mänguseis on 2-1 Flora kasuks. Enne veel, kui Kalju jõudis selle vahetuse ära teha ning tõepoolest Danil Kuraksin selle vahetuse praegu, mille Jürgen Hensin vähem kui 10 minutit tagasi muudab hiilgavaks ning mänguseis on 2-1 FC Flora kasuks. Danil Kuraksin on löönud 2 väravat kõige 7 minutiga ning selle mängu FC Flora kasuks pööranud. On tegemist tõesti hämmastava pöördega praegu siia mängu, mille Danil Kuraksin on suutnud tuua ning jah, Henrik Ojamaa liikumine ka sinna ründava poolkaitse positsioonile on asju aidanud selgelt Flora jaoks, aga siin siis. Ja sellega on kohtumine ka lõppenud ja Danil Kuraksini vahetuses sekkunud Danil Kuraksini 2 väravat siin teisel poolel on need, mis toovad FC Florale sellest mängust 2-1 võidu. Nõmme Kalju juhtis tund aega seda mängu, kui 12. minutil Mihhail Paabitšev nad seda mängu juhtima viis, aga sellest eduseisust kinni hoidmine 13-kordse Eesti meistri vastu osutus ikkagi keeruliseks selles olukorras.